Tere kõigile! Jaa, ma saan aru, et ma ei peagi nii kõvasti rääkima, et mind on kuulda. Ja rõõm, et me saame täna siin koos olla ja mul on hea meel, et me saame koos mõelda enesehoiu üle ja ka enesejuhtimise üle. Ma tegelikult olen üllatunud, et teid on nii palju ja see omakorda ju tegelikult tähendab, et enesehoid on aktuaalne ja et te mõtlete selle peale ja mina mõtlen selle peale. Ma pean taustaks ütlema, et tõesti, ma olen üle aasta aja nüüd sellest, kui ma kirjutasin ka teksti eetika käsiraamatusse, millest siis lühem versioon on Sotsiaaltöö ajakirjas ilmunud. See on selle aasta 3. number ja see kannab siis pealkirja Enesejuhtimine, enesehoid ja töötajate toetamine sotsiaaltöös. Aga kui ma lähen enda jaoks tagasi sinna kirjutamise perioodi, siis ma pean ütlema, et lugedes erinevaid teadusuuringuid, mis on sotsiaaltöötajate enesehoiu teemal tehtud, et see pani mind tõesti mõtlema, et kui palju ka me silmitsi seisame oma töös ja üldse oma elus, see ühelt poolt, aga teiselt poolt ma sain aru ka, et kui palju rohkem ongi vaja rääkida enesehoiust, kui me rääkinud oleme. Sest ma arvan, et üks osa sellest, mis puudutab enesehoidu abistavas elukutses, on selline vaike teadmine, et me justkui nagu teame, meil on need isiklikud ja kehalised kogemused, need embodied knowledge on olemas, aga et meil ei ole tihti neid kohti, kus rääkida ja meil ei ole võib-olla ka neid inimesi, kellega koos mõelda või rääkida või kellega on turvaline rääkida. Ja ma ütlen mõne sõnaga, kes ma olen. Et ma vaatan küll, et siin ruumis ringi on palju sõbralikke ja tuttavaid nägusid, aga ilmselt on ikkagi inimesi, kellega ma ei ole kokku puutunud. Ja et minu nimi on Dagmar, perekonnanimi on Arusson ja ma tulen täna hommikul Tartust, et minu põhitöökoht on Tartu Ülikool. Ja et tõesti, ma olen oma päris pikka elu jooksul töötanud hulk aastaid sotsiaaltöötajana erinevates kohtades ja olen õpetanud sotsiaaltöö aineid. Aga nüüd viimased 5+ aastat olen ma tegelenud rohkem kogukonna arendamise teemadega, kogukonna arendamise tööga. Ja praegu Tartu Ülikoolis ma juhin siis kogukondade uurimisrühma, et kellel on huvi selle uurimisrühma tegemiste kohta, siis on võimalik infot saada. Kui te vaatate Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi veebilehelt ja Teaduse Sakist ja seal on kogukondade uurimisrühm, või siis ma vaatasin, et lihtsalt guugeldades ka, et kogukondade uurimisrühm tuleb meie leht välja ja seal on uurimissuundadest ja ka mõned uurimused üleval, mis on avalikud, et osad uurimused on need, mida me oleme siis tellimise peale teinud, et neid lugeda kõik ei saa, aga mõned on avalikud. Ja läheme siis tõesti enesehoiu teemade juurde. Ja need peamised teemad, pidepunktid, mille kaupa ma plaanin liikuda, on siis enesehoidmise vajaduse kontekst abistajatel, ehk siis meil inimestena, kaastunde väsimus, kaastunde rahulolu, enesekaastunne, need mõisted ja mis maailm nende juurde käib ja kuidas ära tunda, kuidas meil parasjagu on kaastundega ja kaastunde väsimusega, siis enesehoid ehk siis vaimse tervise ja füüsilise tervise, aga ka teistega seotuse viisid ja ka hingehoidlikud viisid ja spirituaalsed vaimsed viisid, et kuidas ennast hoida. Refleksioonist, mis on väga minu südamelähedane teema tänu sellele, et ma olen juba aastaid tegelenud avatud dialoogiga ja avatud dialoog annab sellise filosoofilise aluse, aga ka metoodilise aluse, et kuidas refleksiooni kaudu avardada oma teadmisi, mõista oma kogemusi ja õppida.
Ja siis läbipõlemisest hoidumisest ja ka oma eksimustega tegelemisega, et sellised inimlikud pooled ka teemal. Ja tõesti jah, et see pilt, et metsmaasikas selle suure rohelise välu sees, et vahel me neid olulisi teemasid ei märka või nad on väga, väga nagu pisikesed ja lehtede varjus või justkui ära peidetud, aga nad on olemas ja miks metsmaasikas, et ta on väike ja magus, teda tuleb otsida, aga see on samamoodi, et nende kogemuste sees, enesehoiu kogemuste sees on võimalik avastada inimesena enda jaoks päris palju aspekte. Ja ma arvan, ma pikin siia sisse, et need enese jaoks tehtud avastusi, et kuidas ma nagu ennast aitan või olen hoidnud elus, sest et see pole väga lihtne sellises keerulises maailmas, kus me praegu oleme. Ma arvan, et te teate kõik seda oma kogemusest ka, et see pole üldse lihtne. Aga jah, see enese hoidmise vajaduse kontekst, et kus me siis sotsiaaltöötajatena toimetame. Ja et tõesti see reaalsus, kus me ju abistajatena toimetame ja kuigi ma praegu ei tööta sotsiaaltöötajana otseselt, väga väikse koormusega küll teen klienditööd, siis ma olen kogenud seda ja need paljud asjad on ka ülekantavad sellesse töösse, mida ma igapäevaselt teen. Aga mis sellesse konteksti kuulub, et vaadake, kas see on nagu teie elu konteksti osa ka. Et on väga palju erinevaid inimesi, isikuid, kellega tuleb iga päev kohtuda. Need inimesed tõesti ongi nagu erinevad isiksused. Eks ju, oma emotsioonidega, oma kontekstiga, oma taustaga, oma selle päeva looga, millega nad tulevad. Ja siis sealt tuleb kogu see rikkus, see kontekst, millega me peame suutma suhestuda, suhelda, kontakti saada inimestega. Et päris mitmekesine situatsioon. Siis aina komplekssemaks muutuvad sotsiaalsed olukorrad. Need ei ole läinud lihtsamaks kuidagi moodi. Et ma just mõned ajad tagasi ühe oma praeguse õpilasega jagasin, et siis, kui mina töötasin asenduskodus kunagi ja poetasin pisarad ja mõtlesin, et see nagu, kuidas saab olla nagu väikeste laste elu nii raske, raskemaks ja minna ei saa, siis ma kuulasin nagu praeguseid lugusid, siis ma sain aru, et kui palju komplekssem see kõik praegu veel on, et läheb komplekssemaks. Siis kimbatust tekitavate eetiliste küsimustega kokkupuutumine ja dilemmad, millega me silmitsi seisame oma töös. Dilemmade puhul on ju see, et ei üks ega teine variant ei ole hea. Sest kui oleks teada, et üks variant on hea, siis ma loomulikult valin selle hea variandi. Aga kui kumbki variant ei ole hea, ja ma pean ometi kuidagi moodi leidma selle viisi, et mida ma nüüd teen. Suur samaaegsete juhtumite hulk või siia võiks panna ka, et suur tööde hulk samaaegselt. Bürokraatia, asjaajamine, dokumendid, andmebaasid, meelespidamine, ka kirjavahetus käib siia alla, et kui palju seda kõike on, eks. See on see kontekst. Siis tööalaste rollide ebaselgus ja muutlikkus. Et me võime küll mõelda, et meie tööalased rollid on justkui nagu selged ja ametijuhendus on kirjas, aga kui me lähemalt mõtlema hakkama igapäevaelu kontekstidele, siis see sama muutlikkus ja see keerukus, mis sellest igapäevaelust tuleb, tekitab ikka neid küsimusi, et uus olukord, et mida ma nüüd teen, kas see on mu ülesanne, kuidas ma nüüd sellist asja lahendan. Et see tähendab seda, et seal on kogu aeg see muutlikkuse komponent sees, et kui ma justkui saan juba ühel hetkel aru ühest keerulisest olukorrast, et nüüd praegusel hetkel tuleb toimetada nii, siis ma võin täitsa kindel olla, et tunni aja pärast või järgmisel päeval on juba midagi muutunud, ma pean jälle hakkama lahendama seda probleemi, et küsimust, et okei, mis ma nüüd tegema pean, kuidas nüüd selles kontekstis hakkama saada või mis need ülesanded või rollid mul nüüd on. Emotsioonid olukordades, et samad esimeses punktis, et palju erinevaid inimesed, nendega tulevad emotsioonid kaasa, aga meis endas tekivad ka emotsioonid, mille iganes tõttu tuleb kiri postkasti, keegi kolleeg ütleb midagi. Väga paljud asjad põhjustavad emotsioone.
Ja see tunne ka ja teadmine, et on pidev ressursside nappus, et ei tule nagu ressursse juurde. Ja kokkupuuted traumat kogenud elanikkonnaga, et see on ka see meie reaalsus, eks ole. Ja tavalisest suurem risk kogeda ka sekundaarset traumaatilist stressi, ehk siis kokku puutuda ja töötada inimestega, kellel on traumaatiline stress, ja kui me siis oleme väga lähedal nendele olukordadele, ja vahel tuleb olla nagu päris pikka aega ka veel lähedal, siis see, mida meie oma kehaga ja siis oma vaimse tervise poolega kogema hakkama, on sekundaarne traumaatiline stress. Must nimekirja tundub, jah. Aga mis ma tahan öelda, on see, et kontakt või selline tegelik kokkupuude inimeste vahel tekib siis, kui me suudame jagada omavahel ka seda tumedamat reaalsust. Ehk siis ma ei püüa kuidagi moodi ilustada, ma tahtsingi tuua just, et see on see, mis on, ma ei tee seda kuidagi ilusamaks, aga lihtsamaks. Sest kui need on need olukorrad, kus me nagu kokku kohtume inimestena omavahel ja me saame aru, et see on see meie reaalsus, siis siin juures on see, et väga sellistes rasketes kohtades või tumedates kohtades on kohtudes ja julgedes seal olla, on võimalik hakata nägema ka lootuskiirt. Et me saame nagu koos edasi minna, üksteist toetades ja ennast toetades. Et sellepärast on selline tõsisem algus. Nii. Aga ja, kui räägida nüüd enesehoiust, siis et mis on see tee, kuidas me saame ennast hoida, et vahel see enesehoiu tee on nagu päris kitsas tee. Ja seal on neid varje ja seal on päikest, et see ongi tõepoolest üks teekond, et ma olen ise küll kogenud seda, et ei ole võimalik nii, et ma nüüd saan endale öelda, et ma olengi ennast hoidnud. Et nüüd on nagu hästi. Elu kogu aeg muutub. Iga päev kogu aeg kõik muutub. Et see on selline pidev teekond ja pidev toimetamine. Ja kui nüüd vaadata, on 3 mõistete ala, 3 olulist valdkonda, et vaatame neid korra koos. Ja ma pikin siia juurde ühe sellise tegevuse ka, kus te saate mõelda iseenda peale. Et kõigepealt kaastunde väsimusest. See on see, mida abistajad kogevad või teiste inimestega töötajad oma tööelus kogevad. Ja selle juurde käib siis see, et kui see kaastunde määr, kui palju me suudame teisele inimesele või teistele inimestele või peredele kaasa tunda, see läheb subjektiivselt üle kriitilise piiri. Ega see ei ole nii, et see on meie sees igal ühel ühesugune. Ja see ei ole ka ajas ühesugune, sest ka see, et kui haavatavad me hetkel oleme, mis meie endaga parasjagu toimub või mis meie töö kontekstis või elu kontekstis toimub, see ka mõjutab, et kus meil see piir on. Aga aeg-ajalt võib juhtuda see, et me ületame selle kriitilise piiri, kus ei jaksa enam kaasa tunda. Nagu isegi võin tahta. Tahe on olemas, valmisolek on olemas. Aga see kurnatus on juba päris suur. Ja see tähendab seda, et kaasa on tulnud tunda liiga sagedasti või on see kaasa tundmine liiga intensiivne. Ja siis me väsime. Ja mis siis juhtub, on see, et meie tööalane efektiivsus väheneb. Sest me ei jaksa kuulata või me ei jaksa ka mõelda, et mida ma nüüd teen või mis samme ma astun. Ja kogu oma võimekust ei jaksa sinna olukorda panna või kõigi oma oskustega sinna minna. Omakorda see hakkab väljenduma meie viisis, kuidas me ennast kogeme, et me oleme pinges, võib tekkida selline pidev muretunne, emotsionaalne kurnatus, aga ka meie kognitiivsed võimed
vähenevad. Näiteks tähelepanemise võime või jälgimise võime või kuulamise võime. Et me ei suuda olla nii tähelepanelikud või keskendunud. Ja sellega võid kaasuda omakorda ka hirm või viha, et ma ei olegi enam nii tubli või ma ei suudagi inimestele muredele niimoodi tähelepanu pöörata, kuidas ma tegelikult tahan. Või siis ka võib märgata näiteks enda sees viha mõne olukorra suhtes, millega inimene, kes abi vajab, tuleb. Või millest ta parasjagu on. Et see kõik tekitab nagu viha, et miks üldse nii on ja miks asjad niimoodi juhtuvad. Aga kui omakorda võib tulla kurbust, tuimust, aga ka liigset tundlikkust, et sõnad hakkavad haiget tegema või midagi, mis on nagu kõrvaline pealtnäha või headel aegadel see üldse ei häiri, see võib hakata siis häirima. Nii et jah, et tasub tähele panna, kui see kaastunde väsimus tekkima hakkab, sest seda kaastunnet, kaasatundmise võimet on meil oma töös vaja hoida. Nüüd kaastunde rahulolu aga sellistel headel aegadel, kui meil on hästi, siis selle juurde käib see teadmine, et teen tööd edukalt, teen nii hästi, kui ma suudan, ma panustan ja inimesed saavad abi. Ma saan aru, et asjad lähevad inimeste eludes paremaks ja või siis ühiskonna üldine heaolu paraneb. Ja sealt omakorda tekib tõesti selline hea tunne, et ma olen rahul selle viisiga, kuidas ma toimetan ja kuidas ma kaasa tunnen ja kuidas ma töötan. Et siin on jah, see pool sees, nii et me tegelikult otsime seda tasakaalu kogu aeg, et on kaastunde rahulolu ja siis aeg-ajalt me võime liikuda sinna kaastunde väsimusse. Et siis on küsimus, et kuidas ma märkan ära, et ma ei lähe edasi selle kaastunde väsimusega, vaid suudan uuesti kaastunde rahulolusse saada. Ja siis enese kaastunne ja selle 3 komponenti. Enese kaastunne tähendab tõesti seda, et lahkust enese suhtes. Ja see teine pool, mündi teine pool on jälle kriitilisus enda suhtes. Ja me tegelikult sellel kontiiniumis, sellel skaalal tegelikult liigume, et vahel me suudame lahked olla enda vastu või öeldagi oma sisekõnes mõne toetava mõtte ja teisel hetkel me ei suuda nii soojad ja mõistvad olla. Aga tasub nagu jälgida, et okei, kuhu ma liigun, kus mul nagu siis parasjagu on. Enese kaastunde juurde käib ka inimliku ühisosa kogemine versus või siis teine pool on siis isoleeritus. Et kas see on see kontiinium, kus me liigume? Inimlik ühisosa on see, et ma saangi aru, et kannatused kuuluvad inimelu juurde. Ei ole võimalik minna läbi selle elu nii, et ma ei kannata või ei ole valusaid hetki, et ma aktsepteerin seda ja ka see arusaamine, et mina ei ole üksinda ja ainus, kes kogeb parasjagu mureolukorda või raskuseid. Et kui me selle koha endas üles leiame, siis me tegelikult juba aitame ennast. Sest see väga-väga negatiivne ennast kahjustav pool on see, et kui mul ei jätku kaastunnet enda jaoks ja siis tekib ka selline enese kriitilisus ja siis ma omakorda tunnen ennast halvasti või tunnen, et ma ei toimi nii efektiivselt, siis ma ka isoleerin ennast teistest suhetest ära. Tegelikult on see hetk just, kus ma vajan teisi inimesi. Et see on mõnikord tõesti, ma olen ise kogenud, et see on tahtejõu najal vastu voolu ujumine, tunnistamine, et nüüd mul just on vaja teisi inimesi. Mul on nagu nüüd vaja head kolleegi või kedagi, kellele ma saan jagada. Et kuidas ma olen läinud sellele alale, et ma olen kriitiline enda suhtes. Nii et jaa, et kui on võimalik rääkida sellest, et on ebapiisavuse tunne või on endas pettumine, ja jagada seda kellegiga ja kogeda seda, et see ei juhtu üksnes minuga, et ka teistel tuleb neid tundeid ette, siis tegelikult aitab.
see rahustab ja annab selle tunde, et olgu, ma talun seda olukorda, ma tolereerin seda ja ma saan sellest edasi liikuda, sest see ei jää alati nii. Siis kolmas on meelevirgus, teadvel olek, et mitte samastuda liigselt läbikukkumisega, et oma läbikukkumisega või oma ebaeduga või siis tundega, et ma ei ole piisav olnud. See teadvel olek annab võimaluse siis saada tasakaal tagasi ja leida see viis eelarvamuste vabalt suhtuda oma negatiivsetesse emotsioonidesse, et mõnes mõttes nagu vaadata ennast. Ma siin ise augustikuus käisin ühes väliskoolituses ja ma sain sealt endaks ka sellise väga hea nipi veel, et kuidas ennast aidata nendes olukorras, mis nõua üldse aega, aga ma panin tähele, et see hakkas muutma neid olukordi, kus ma siis olin, ennast ebamugavalt tundsin. Inglise keeles on see nii-öelda observer's view, et nagu vaatleja. Et kui ma hakkan tajuma, et midagi on selles olukorras, et kui ma nüüd tähelepanu ei pööra, siis ma hakkan tegema niimoodi klõps ja vorm mingeid tavalisi asju, mida ma olen teinud. Ja siis ma lihtsalt ütlen endale, et okei, ma kannatan selle tund aega nüüd ära või 1,5 tundi ära ja siis saab see tööpäev läbi ja siis on nagu õhtu. Ja see vaatleja positsioon on see, et ma lähen nagu enda kohale ja ma nüüd vaatan, et mis tunne mul on. Tegelikult mul on nagu halb tunne ja ma ei taha selles olukorras lihtsalt kannatada ära seda olukorda või seda aega. Ja see küsimus mul endale siis on, et okei, et Dagmar, et mis sa nüüd teha saad või mis ma teha saan? Ja mu kogemus on see, et see vastus ei tule kohe, aga see teadlikkus, et mina selles olukorras, üks variant, ma kannatan selle ära, teen, mida ma ikka teinud olen, või see variant, et olgu, kas ma suudan kuidagi värske pilguga praegu seda olukorda vaadata ja kas on miski, mida ma enda heaks teha saan, et mina ei kannataks ja siis ei kannata ka need teised inimesed või see teine inimene, kes mu ümber on. Ja huvitaval kombel, et kui see teadlikkus, see tõesti see meelevirgus tuleb hästi endaga kontakt ja kui ma kohe ka ei tea, seal võib olla 2 minutit, kui ma üldse ei tea, mida ma tegema pean nüüd või kuidas ma saan hakkama selles olukorras, siis tasapisi see, et ma olen juba kontakti saanud, see meelevirguse olukord, see tegelikult hakkab andma ennast kätte, et mis ma teen. Sest ma ei tee enam seda lihtsalt jälle automaatselt, et olgu, kannata ära, ole, vaid tähelepanelikkus iga sellise hetke suhtes, et kuidas ma seal olen, mis ma nüüd tunnen, okei, mis ma nüüd teha saan, et see on nagu ühe teekonna võtmine. Ja ma olen päris palju õppinud enda kohta nendes olukordades selle kaudu ja mõned olukorrad, mida ma olen lihtsalt ära kannatanud. Siis olles sellise teadlikkusega olen hakanud aru saama või märkama, et ma saan teisiti. Ma võin selle olukorra täiesti nauditavaks enda jaoks teha ja kasutada midagi, kus ma nagu üllatan ennast ka. Et see on selline isiklik kogemus enese kaastunde puhul tulnud. Aga siia vahele, et ma ainult ei räägiks, ja meid on palju, et siin ei ole võimalik, ei ole lihtne gruppe moodustada, aga üks selline tegevus, kus ma palun, et te mõtlete enda peale ja juhul, kui teil on pliiats ja paber ka, siis ma julgustan, et pange kirja. Aga teine variant on see, et korraks lihtsalt istuge, tundke ennast hästi ja võite ka silmad sulgeda. Ma ütlen nagu mõned küsimused järjest ja ta mõelge enda peale. See on mõnes mõttes ka selline meelevirguse harjutus. Ja see esimene samm sellel tegevusel on, et mõtle ühe inimese peale, kas kaaslase või sõbra peale, kes on päriselt siis reaalselt tulemas, ta on sinu jaoks oluline, ta tulebki sulle kohe silmad ette ja mõtle selle peale, et kui temal on raske, kui tema hetkel kannatab ja sinul on hästi, sul on nagu okei olla. Sa suudad seda kuulata, sa suudad märgata, et tal ei ole hästi. Siis mida sa talle ütleksid ja millise hääletoonika sa räägiksid, kui see on su hea kaaslane, kellel on raske.
jaa. Ma loodan, et tuleb keegi silmad ette ja juba te oma sisekõnest mõnes mõttes räägite temaga. Ma lähen siit sammu edasi. Mõtle nüüd sellisele ajale, sellisele hetkele oma elus, mõtle nüüd iseenda peale, kus sina kannatasid või sul oli mureolukord või oli raske. Et mida sa endale enda sees ütlesid? Või meenuta, mida sa tavaliselt siis ütled? Ja kui sul on paberpliiat, siis pane paar lauset, mida sa oled endale öelnud sellistes olukordades, mis on väga rasked. Ja nüüd ma küsin, et kas sa märkad vahet, võib-olla ei märka, ma arvan, siin on nii palju inimesed, siin on tohutu variatsioon. Et mida te ütlesite oma sõbrale ja mida te ütlesite endale. Aga kui sa märkasid vahet, siis küsi endalt, miks? Miks on vahe selles, mida sa ütled kaaslasele, heale sõbrale, kui ta kannatab, ja ütled endale? Ja kui see on erinev, mina olen kogenud küll seda, et ma võin olla enda suhtes kriitiline ja halastamatu, siis see küsimus on, et millised hirmud või muud mingisugused asjaolud, mingisugused tegurid panevad sind ennast ja teisi erinevalt kohtlema. Et kas sa tabad ära endast, et kus see tuleb? Või kuidas see niimoodi on? Ja 4. küsimus siin olukorras. Kuidas asjad võiksid muutuda, kui sa vastaksid endale samal viisil, nagu sa tüüpiliselt vastad siis oma kaaslastele, lähedastele, heale sõbrale, kui neil on mureolukord? Jaa. Ma küsin korra, kas nüüd kui ma saan aru, et siin on vaikus ja on kõik mõtetes, aga kas keegi on valmis jagama, et kas selles on vahe, kui olla enda vastu lahke? Kui ma parasjagu kannatan ja ongi raske olla. Ja siis see vahe, et kus ma ütlen endale, et sa ei teinud piisavalt, kui ei ole piisavalt tubli. Kas tuleb tagasi? Ja see on hästi tore, kui tuleb tagasi, et siin eelnevad kõnelejad on ka rääkinud tunnustamisest ja kui oluline see on, et see tuleb. Aga kas keegi on proovinud enda peal seda ka või proovis praegu, et kui öelda endale, et jah, praegu on ongi raske, et ole kannatlik. Et jaa. Jah. Et see tuleb ka kogemuste ja aastatega, eks? Ja, nõus. Ja, aga tõesti niimoodi märgates neid hetki ja siis
öeldes endale, et praegu on raske, aga ma mõistan ennast ja olla lahke ja soe, et see hämmastaval viisil aitab nendest olukordadest läbi minna, mis meil ette tulevad. Ja nii et see elu on kaootiline, aga need hetked endaga, kus me suudame olla enda vastu lahked, on tegelikult ka ilusad ja on sellised õppimise kohad ka. Kui me mõtleme nüüd enesehoiu peale, siis on tõesti mitmeid erinevaid viise, et vaimse tervise hoidmine, füüsilise tervise hoidmine. Ja ma arvan, et nad on igal ühel hästi erinevad ka, lihtsalt meelde tuletan, ma arvan, et siin ei ole midagi täiesti uudset teile, aga et lihtsalt meelde tuletamiseks ja ka äratundmiseks, et tegelikult on nii, et ka elus on aegu, kus me siis nagu valime, et mis need asjad on, mis me enda jaoks teha saavad või mis praegusel hetkel töötavad. Et te võite ka mõelda nüüd kaasa, et mis praegusel hetkel teie enda elus töötavad. Need pildid on täitsa minu elust ja on oktoobrikuust tehtud ja mis ma enda aitamiseks praegu aeg-ajalt teen, et on see, et ma käin valverännakutel. Ja see viimane oli siis Assisisse. Ja need ei pea olema pikad, aga ma lihtsalt nagu kõnnin, mõtlen elu üle, vaatan tagasi, vaatan ettepoole ja siis oli veel nii, et tasast pinda ei olnud, et siis üles, alla, seljakott seljas. Aga enesehoiu puhul, et me tegelikult vajame oma töös füüsilist suutlikkust ja ka vaimset suutlikkust. Et me mõtleme küll, et meie töö on inimestega, et me peaksime olema vaimselt heas vormis ja meil peaksid väga head oskused olema. Aga ma ütlen oma kogemuse pealt, et tegelikult on vaja oma keha toetada, oma tervist toetada. Ja meil on vaja nagu erinevatel asjadel oma kehas siis tähelepanu pöörata. Et üks pool on vastupidavus, et tööpäevad on pikad ja oma kõige parema ärkveloleku aja me tegelikult oleme ju tööl. Ja selleks, et oleks võhma ja nendel pikkadel kohtumistel tõesti vastu pidada, pikad tööpäevad, pikad töönädalad vastu pidada, meil ongi füüsilist võimekust ja vastupidamist vaja treenida. Ja seal on erinevad asjad, mida keegi teeb, kes kõnnib, kes jookseb, kes ujub, aga tõesti selline, et ma pikalt teen füüsiliselt, mu keha harjub ja on treenitud. Lihastreeningud, sellepärast, et istumised ja paigal olemised, need ikka maanduvad siis kas meie õlgadesse või selga, et tegevad lihaspinged. Et kuidas kehapingetest taastuda või mida enda heaks sellel ajal teha. Aga ka sellised sportlikud, mängulised tegevused või sellised spordialad, kus me ei saa mõelda. Jooksmise ajal, mina küll jooksmise ujumise ajal, ma tegelikult, ma teen neid ringe, ma ujun, aga tegelikult ma kogu aeg kas samal ajal kirjutan või samal ajal juba teen tööd. Ja see on kogu aeg niimoodi olnud. Aga sportlikud mängud on see, et ma ei saa mõelda. Et mina mängin tennist näiteks, et ma ei saa mõelda. Või on mingi muu mäng, sa pead kogu aeg olema oma tähelepanuga kohal. Et siis on võimalik katkestada see voog ära oma peas, et ma ainult mõtlen töömõtteid ja ma mõtlen ainult inimeste peale. Siis see 4. punkt, see üllatav, mida ma kogesin just Hollandis, kuidas sotsiaaltöötajad omavahel räägivad sellest, et kuidas neil toitumise ja seedimisega on. Ja mulle tundus, et alguses, et nii kummaline, et ma ei kujutaks ette, et Eestis sotsiaaltöötajad räägiks omavahel, et kuidas, kas see nagu keha funktsioneerib okeilt. Aga nende jaoks oli see nii loomulik. Ja nad pöörasid nagu tähelepanu sellele, et okei, kui sul on nagu stress ja keha reageerib sellele, et kuule, võta aeg, mine tee midagi, kõnni ringi, hoolitse või söö midagi hetkel tervislikku. Ja siis mul on mõtlema hakanud, et aga muidugi, kui see on nagu meie elu osa, et miks me peame kas sellistest asjadest kartma rääkida. Ja muidugi siis lõõgastavad tegevused, et kas see on saun või veeprotseduurid või kellel mis, et ka selline lõõgastumine. Et kõik need komponendid, et neid tuua oma ellu, nad ühe päeva jooksul ei jõua teha, aga et kas neid on, kas ma nagu hoolitsen hästi mitmepolgeliselt, mitmeviisiliselt oma füüsilise tervise eest.
Vaimse tervise eest hoolitsemine tõesti, et mis siin annab enda heaks tööle panna. Jah, teadvelolek, mindfulness, ka räägitakse kohalolust, jällegi Hollandi üks kirjutajatest Bard, tema räägib kohalolust, meditatsiooniharjutused, aga ka lugemine, kunst, aga teater, kino, kõik, eks, muusika, et igasugune looming, kas siis loomingu keskel olemine või ise ennast loominguliselt väljendamine, see võib meil abiks olla, et see rikastab kuidagi, võtab ära selle monotoonsuse, mida see igapäevane töö võib tuua. Ja kui võimalik on, jah, siis supervisioon ja kovisioon, et ma kuulsin küll, et jah, supervisiooniks raha ei anda. Ja kovisiooni võimalus meil tegelikult on olemas, et ma ise ka oma vabal ajal kuulan suhtlemistreenerite ühingusse, et me teeme täitsa oma vabast ajast, keegi kellegile midagi ei maksa, et me teeme selliseid üle veebi kohtumisi lihtsalt enda aitamiseks. Kuulame ära kõik need erinevad lood, valime kellegi loo ja siis me töötame koos selle heaks, et see on teadmine, et see on kolleegi heaks töötamine. Et, ja kui see on ka korra kuus või korra 2 kuu jooksul, siis ei ole nii palju ja alati ei pea minema, aga et sellised, ma tean, et see on olemas, et on selline kovisiooni variant, siis see võib aidata. Õppimine on hea koht, ma olen ikka kogenud, et koolis käimine või kursustel käimine sotsiaaltöötajate jaoks on ka ikkagi see, et ma küll justkui nagu õpin midagi, aga siis ma saan selle endale midagi ja samal ajal ka siis ju olen teistega koos, et see teistega koos olemise pool on oluline. Ja siis erinevad, et inimesed on erinevad, aga et mõnedele inimeste või sotsiaaltöötajate jaoks on ka tõesti väärtused, tähendused, mida siis sellised hingehoidlikud või spirituaalsed praktikat toovad olulised. Sotsiaalne suhtlus. See on tõesti nii, et kui meil on raske, siis me kipume isoleeruma. Et see on selline teadlik töö, et kui palju ikkagi on kontakte ja kellega on kontakte ja kuidas me kontakte hoiame. Ja 5 minutit on veel, eks ole. Ja miks me vajame sellist oma kogukonda, see võib olla täiesti praktikute kogukonda kuulumist, on see, et tegelikult see on pikka perspektiivi ja sellist ja oma ellu investeerimine, sellepärast, et väga palju infot, tuge ja ka päriselt olulisi muudatusi meie kas siis tööelus või ka siis meie pereelus, aga ka mis puudutab meie lapsi ja meie pereliikmeid, tuleb tegelikult kogukondade kaudu. Et me ei saa ainult süsteemidele loota. Ja kui meil on need oma inimesed, kellega me saame jagada ja kui nende kaudu tuleb sellest head infot ja märkamist, et mis võiks siin olukorras aidata või mida teha, siis me tegelikult aitame iseennast. Et vahel tasub mõelda, et okei, ma investeerin teistesse inimestesse sellepärast, et ma olen väga egoistlik, sest ma tahan, et mul ühel hetkel, kui mul on raske, mul oleks ümber inimesed, kelle abi ja tuge ma vajan. Ja siinkohal lõpetan, ma annan veel võimaluse diskuteerimiseks, küsimiseks, aga sa võid mõelda jah, et selline 30 sekundi tegevus, et mis sa arvad, et mida sina saad enda heaks lähiajal teha, et ennast hoida? Et mis võib töötada sinu elu puhul. Need on väga erinevad asjad, mis kellelegi sobivad. Ja, aga ma olen avatud, et kuulata küsimusi ja siis ka tegelikult kogemusi, sellepärast et te ju olete siin ja te ju toimetate oma enesehoiuga, et missugused on need sellised head toimivad viisid, mida te olete oma elus ära tundnud, et jah, see küll töötab. Minu puhul töötab see. Et kes on valmis jagama, et olge head, rääkige, sest siis saab vastastikust inspiratsiooni. Jaa, Sille, väga tore. Ma töötasin 5 aastat tagasi kohalikus omavalitsuses, spetsialist ja ma tundsin, et selline 2 aastat on minu jaoks nagu maksimumpiir, aga selle aja jooksul ma ikka nägin väga palju erinevat kliente ja kogu aeg ma vedasin seda tööd enda mõtetes nii-öelda koju kaasa.
ja ei saanud sellest lahti, olin tige ja muudkui teised inimesed kannatasid selle all. Siis mõtlesin, ma midagi nii-öelda füüsilist leidma, millest nii-öelda selle maanduse saada. Ja siis ma otsisin endale Tartus sellise asja nagu naiste kickboksi akadeemia üles. Ja nüüd ma käin seal eetiselt edasi, kuigi ma enam ei tööta kohalikus omavalitsuses, aga ma tunnen, et selline füüsiline tegevus, nagu näiteks kas või kickboks, kus ma pean täielikult keskenduma oma partnerile, kes mul ees on, muidu ma võin lihtsalt lobaduse saada vastu, mida iganes kehaosa, eks ju. Et siis lihtsalt see nagu mõjus mulle väga hästi ja ma tunnen, et selline füüsiline tegevus on hästi hea. Ja just leida see endale kõige sobivam. Nii tore näide, jaa, aitäh. Ja veel kas näiteid või küsimusi, mõtteid? Väga tore. Sama teema, et aju töötab kogu aeg ja tahaks ikka paremaid lahendusi ja kõik on hästi. Aga minu selline tegevus on, ma nimetan seda peenike näputöö, aga see pole mitte käsitöö, vaid see on väga keeruliste ja tähelepanu nõudvate maiustuste tegemine, mis võtab aega mitu päeva, seal tuleb väga detailselt läbi mõelda, mitu kihti ma panen, väga täpselt tuleb hoida temperatuure, näiteks on kiiliste šokolaadikommide tegemine. Et selline tõesti keeruliste asjade tegemine, uute asjade katsetamine, mis nõuavad tähelepanu, mitte sellist nagu kehas, sest siis mu pea hakkab mõtlema. Aga just see, et mõte peab olema millegi juures, mis ei ole töö. Ja minu enda jaoks on jälle meeldiv tulemus, mida ma saan ka oma sõpradele kinkida. Ja see on ka looming, ma saan aru, et sa tegelikult nagu leiutad ju seal. Ja ma leiutan, et väga panna retseptidest kinni ei pea, kui pigem katseta. Väga tore näide ka, ja aitäh. Jaa, üks käsi on seal. Minul on pikad hommikul. Nii. Ma olen valmis tõusma tund aega varem. Vanasti ma ka pudusin hommikuti, just et saada see oma rahu sisse. Nüüd ma enam ei kood ja harutan, sest ei tule nii ilus kuidas. Aga pikad hommikud. Jaa, see on tore mõte. Ma olen ka seda pikki hommikuid harrastanud. Jaa, Valter. Minu arust on tähtis hoida mingid rutiine. Et kui tekib eakindlus, siis need rutiinid aitavad sul püsida mingiski tasakaalus. Näiteks mina täna kell 2 kohtun oma malevakaaslastega, juba 15 aastat saame kokku ja laulame. Iga kuu niimoodi kokku ja see on üks rutiin. Mõnikord ma ei taha minna, aga ma saan aru, kui tähtis on seda elus hoida. Ja lähen. Sõidan praegu siia selle lausa. Hoida rutiine, mis on see. Ja see on hästi hea mõte, et hoida tõesti, et isegi kui oled nagu väsinud ja ei taha minna, aga tead, et see on nagu hästi oluline, siis on, kui see on kogemus pikka aega olnud nagu kehas sees, siis ikka lähed ja see hästi aitab hoida. Ja, aitäh. Ma ütlen siia lõppu ainult nagu ühe mõtte, et miks see enesehoid nii oluline on, et Arvo Pärt ütleb nii, et heliloojate kohta, et helilooja on üks instrument ja see instrument peab korras olema, et siis on võimalik, et tuleb muusika. Ja ma arvan, me oleme samamoodi instrumendid, millest hoolitseda. Aitäh! Aitäh! Aitäh!